kuidas algas Siim Kallase pankuri karjäär. See oli vist nagu hoiupangas, et kuidas teie nagu sellega kokku puutusite? No tollel ajal hoiupanka ei olnud, vaid oli hoiukassade peavalitsus liidu rahandusministeeriumi juures ja tema allasutused vabariigi rahandusministeeriumide juures. Ja siis 1986. aasta algul tuli selle liidu rahandusministeeriumi kontrollrevisjoni valitsuse brigaad Eestisse, kus nad põhjalikult tutvusid või õigemini analüüsisid ja kontrollisid meie hoiukassade peavalitsuse tööd ja tegid sellest omad järeldused. Ja tulid nende järeldustega siis minu juurde, õigemini koos rahandusministri Endel Mändmaaga, kelle juurde ma kutsusin endise rahandusministri, aga siis oli ta juba, oli mul ökonoomika osakonna juhataja Albert Noraku. Ja ministrite nõukogu presiidiumi täit koosseisu meil ei olnud, käis siis arutelu, mis siis teha. Mis siis teha, nemad tahtsid saada enne vabariigi seisukohta, enne kui langetada oma otsus Moskva hoiukassade peavalitsuse kolleegiumil. Seal oli siis nad, ma saan aru, selle revisjoni kaudu avastasid teatud puudusi. Jah, avastatud puudused kanti siis, nagu öeldakse seal, ma ei tea, alles tund aega või ühesõnaga hästi põhjalikult kanti ette. Aga kuivõrd mina olin ette valmistatud nii Noraku kui Mändmaa poolt siiski suhteliselt positiivselt ja perspektiivika Kallase poolt, siis mina võtsin Kallase arutelu kohe sellest arutelust maha ja ütlesin, et ülejäänud on kõik teie kompetentsis, andke õigusorganite kätesse, eks ole, ja las õigusorganid langetavad oma sellekohase otsuse. Et ainukene, kellele mina osutan oma kaitsva sõna, on ühesõnaga Kallas. Seda enam, et ma nägin ette võimaluse teades tema, nagu öeldakse, selliseid kirjanduslikku kalduvusi ja cum laudet ülikoolist ja nii edasi, eks ole. Ennast ma teda ei tundnud, ei olnud näinud kuni selle aja. Ja siis võttes rahva hääle asetoimetaja Rein Kaarepere omale asetäitjaks, abiks, mitte asetäitjaks, vaid abiks just selliste pressi esindajaks ja suhtlemisel pressiga ja laiema üldsusega, et see koht jääb vabaks. Ja siis sai tehtud keskkomiteele, kelle nomenklatuuris see oli, kutsuda Kallas siis selle rahva hääle asetoimetajaks, leitu asetäitjaks. Siis ei olnud veel leitu, Toomingas oli, Toominga asetäitjaks. Vot selline on, aga de jure tema vabastamine sellelt ametikohalt käis selle liidu hoiukassade valitsuse kolleegiumi otsusega. Aga mis laadi need rikkumised seal hoiukassades olid? Rikkumised olid põhimiselt surnud hingede ja jutumärkides surnud hing, kes ammu ilma polnud ennast, nagu öeldakse, avaldanud hoiukassades, sest hoiukassad maksid igal aastal välja intresse, protsente. Sest raha sisuliselt hoiukassade raha oli võetud kõik liidu rahandusministeeriumi arvele siit ühesõnaga ära. Aga intressid maksti igal aastal ausalt välja. Ja võt nende intresside omistamine hoiukassa töötajate poolt Eestis, kes siis nagu öeldakse Kallase juhtimisel töötasid, eks ole, oligi peasüüdistus nende, mis seisnes siis nagu öeldakse vargusest, teistes noadiga nende hoiuste intresside vargusest. Aga ma tean, et sealt ikkagi mõned töötajad läksid pärast ju vangi. Vangi, jah. No nende üle käis juurdlus, käis kohtuprotsess ja pandi vangi tõesti. Aga nüüd siis võib ikkagi öelda, et partei päästis Kallase seekord. No võib see isegi vist oma raamatus süüdistab mina või ei, Lepp süüdistab ühesõnaga, et Saul päästis Kallas. Okay. Aga mul ei olnud mingit huvi tema päästmiseks.
kui kurjategija päästmiseks, vaid mina nägin temas siiski võimekat töömeest, kes võiks rahanduse valdkonnas tööd teha, seda enam, et meil oli juba päevakorras pankade rekonstrueerimine või panganduse reform.